õiguse mõistmine ei piirdu süüpingi ega haamrilöögiga. Taskuhäälingus kohtulood räägime sellest, kuidas saab kohus aidata. Küsime, miks mõni otsus tundub liiga leebe või ülemäära karm ning uurime, kas kohus kunagi ka eksib. Tere kuulama siis kohtulugude järjekordset taskuhäälingu saadet. Mina olen Heili Sepp, igapäevaselt Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtunik. Ja tänane saade keskendub meil õiguse, aga eeskätt võib-olla isegi kriminaalmenetluse ja psühholoogia ristumispunktidele. Tänases saates on mul külas psühholoog Anne-Grete Palu. Mina tunnen Anne-Gretet ennekõike tänu sellele, et ta on koolitanud kohtunikke juba hea mitu aastat mälu ja küsitlemise teemal, aga lisaks on Anne-Grete olnud kaasatud isegi kriminaalmenetlusalasesse õigusloomesse ja see, et ma olen teda nii palju kohanud, läheb vist hästi kokku sellega, et nagu ma lugesin, siis Anne-Grete sai Tartu Ülikooli Psühholoogia Instituudi 2025. aasta ühiskondlikult aktiivse töötaja preemia, mis tõttu ta ongi meil nii aktiivne. Ja kuna Anne-Gretel on alati väga palju huvitavaid ja julgeid mõtteid, siis ma tahtsingi temaga vestelda, et võib-olla ta aitab meil juurat näha veel mõne sellise uue välise nurga alt. Tere, Anne-Grete! Tere ja aitäh nii ilusa sissejuhatuse eest. Võta heaks, ma isegi pidin sõnu tagasi hoidma, kindlasti oleks saanud veel pikemalt rääkida. Aga suur tänu sulle ka, et sa olid valmis siia saatesse tulema. Ma küsiksin hakatuseks, et mis on sinu kuidas sa ennast õigesti ametlikult nimetaksid, mis su õige tiitel on ja siis kuidas sa sattusid selle kriminaalse maailma peale, sest ma tõesti alatihti kohtan sind just kriminaalmenetluse kontekstis. Ja mul on ka äärmiselt hea meel, et ma saan siin olla ja ma alati olen valmis kaasa rääkima just õiguspsühholoogia teemadel. Nüüd selle ametliku tiitli juurde, see on see keeruline koht, sest psühholoog kui tiitel ei ole meil Eestis kuidagi ju reguleeritud. Kuigi seda tahetakse teha, et psühholoog saab olla siis magistrikraadiga isik ja siis selle järgi on see õige. Samas sõna psühholoog tekitab tunde, et ma istun kuskil kabinetis ja siis mul käivad kliendid, patsiendid seal, keda ma siis nõustan ja seda ma ei tee. Ehk siis mina olen psühholoog, aga igapäevaselt töötan ma ülikoolis nii-öelda noorem lektorina õigusteaduskonnas, psühholoogia instituudis, ehk siis olen oma jala asetanud mõlemasse üksusesse, sest nende kahe vahel ma ju oma teadustöös tegelen tegelikult. On kutsutud ka mind õiguspsühholoogiks, et kui meil psühholoog ei ole reguleeritud, siis õiguspsühholoog on veel vähem reguleeritud. Aga jah, et õiguspsühholoogia valdkonnas ma tegelen nii õppetöös, õpetan tudengeid, aga ka oma teadustöös uurin erinevaid teemasid, loen nende kohta ja siis ka koolitan. Et ma arvan, et see psühholoog, kes tegeleb õiguspsühholoogia valdkonnas, pikk nimetus on see, mis minule endale meeldib kõige rohkem, sest see on kõige täpsem praeguse seisuga. Ja sa oled teadlane ja täpsus on sulle oluline. Jah, täpselt nii, et jah, see on väga hästi öeldud. Ja kuidas ma sattusin? Mina sattusin õiguspsühholoogia juurde ja just võib-olla see kriminaalvaldkonna juurde, nagu üldjuhul need inimesed satuvad, kes õiguspsühholoogiast huvitatud on. Ma vaatasin neid USA sarju, kui ma noorem olin. Ja täpsemalt ma mäletan, et ma hakkasin vaatama sellist sarja nagu Lie to Me, vale jälgedel Eesti kanalites on ka. Ja siis mul oli, seda ma tahan teha. Seda ma tahan teha ja ma olin siis bakalaureuse tudeng psühholoogias oma otsingutel. Ma alustasin üldse riigiteadustest, nii et ma mõtlesin, et seal vahepeal õpetaja ja sellist, siis oli psühholoogi teema ja siis ma sain aru, et ei, päris psühholoogi minust ikka ei saa. Ja siis ma vaatasin seda sarja, siis võtsin ühendust Talis Bachmaniga, et ma tahan uurimistööd teha selles valdkonnas. Ja sealt alguse sai, nüüdseks muidugi on mu ootused realistlikumaks läinud, ehk siis selle sarja näol on tegu ikkagi sarjaga ja päriselu valetamise tuvastamisel nii lihtne ei ole, millest me võime ka rääkida. Aga sealt sai alguse, et läbivalt oma erinevates tudengitöödes ja õpingutes olen otsinud võimalikult palju võimalusi, et erinevaid õiguspsühholoogiaga seonduvaid aineid õppida ja teadustööd teha ja nüüd ma olen ka doktorantuuri
lõpus ka õiguspsühholoogia teemal. On mul õigus, et nii-öelda need valdkonnad, kus sina oled kõige targem, ütleme, meid siis abistama, meid kohtunikke, juriste, on seotud küsitlemisega ja siis sa oled mäluga tegelenud, alaealiste kohtlemine võib-olla. Mis sa veel esile tooksid, kus sa tunned ennast kodus selles meie ühises, nii-öelda ühisalas? Ma tunnen ennast tõenäoliselt kõige kodusemalt nii-öelda nendes valdkondades, kus saab kasutada ära kognitiivpsühholoogia teadmisi, ehk siis teadmisi inimese psüühikast, psüühika toimimisest, mälust, tajust, otsustusprotsessidest näiteks, kuidas otsustamine toimib ja mitte nüüd ainult, et kuidas kohtunik näiteks otsustab, aga tegelikult ka kuidas erinevad menetlusosalised otsuseid teevad, kuidas üks otsus ühes etapis mõjutab otsust teises etapis, kuidas eksperdid otsuseid teevad, siis et see ekspertiiside teema on mitte sisuliselt nii-öelda kohtupsühholoogia või psühhiaatria ekspertiisid, aga see, kuidas need ekspertiisid toimivad, on mul viimasel ajal hästi südamelähedaseks saanud. Sa mainisid ka ütluste usaldusväärsuse teema, mis on ka ju tegelikult selle kognitiivpsühholoogiaga seotud. Ja natukene ka selline poliitika kujundamine või õigusloome. Nii praktiliselt, aga ka teaduse poole pealt, et kuidas me saame kasutada ära psühholoogia teadmisi ja kuidas me saame nad praktikasse viia, kuidas me saame neid rakendada niimoodi, et juristid, aga ka tegelikult teiste valdkondade nii-öelda esindajad, spetsialistid, praktikud saaks ära kasutada seda, saaks oma tööd paremaks, efektiivsemaks teha tänu sellele teadmisele. Et natuke see valdkond ka. Aga no, mina olen, nagu ma mainisin, kohanud sind ikkagi päris sageli kohtunike koolitajana. Kas ma saan aru, et sa tegelikult koolitused on ju tavaliselt sellised, kus mitte ainult koolitaja räägib, vaid et seal on päris palju diskussiooni, sa saad sealt tagasisidet, et ütleme, kas lisaks kohtunikele on veel mõned sellised praktikud, kelle sees sa oled niimoodi palju liigelnud, nendega kahepoolselt suhelnud, vaadanud, kuidas nad toimivad, neid ka koolitanud? Jaa, minu koolitustel kindlasti on vaja suu lahti teha, et kuigi mulle meeldib endale ka rääkida, siis ma olen, selline teine valdkond, kus ma natuke olen sellist pinnast katsunud, on õpetamine ja kuidas õpetada nii, et õppimine oleks efektiivne ja siis seda ma üritan oma koolitustel ka rakendada. Ehk siis kasutada teaduspõhiseid meetodeid, mis tegelikult ka paneks õppima. Aga ma olen koolitanud ka PPA uurijaid alaealiste ülekuulamise teemal, aga tegelikult ka täiskasvanute küsitlemise, mälu sellistel teemadel, vanglaametnikke, sisekontrolliametnikke. Ka küsitlemise teema siis. Küsitlemise teemal. Ja kus see tuleb, on see, et meil Eestis hästi palju, mitte ainult juristide seas, aga tegelikult ka erinevate psühholoogide seas, lastekaitsetöötajate, selliste kõik need valdkonnad, mis puutuvad kokku justkui info kogumisega või inimestega suhtlemisega, on selline arvamus, et küsitlemisoskus on sama, mis on suhtlusoskus. Et kui inimene oskab suhelda, siis ta oskab ka infot koguda. Et koolitustelt kõige parem näide on alati see, et alaealiste ülekuulamise või küsitlemise koolitustel on see, kus mulle öeldakse, et aga mul on laps, ma oskan küll. Just. Ja siin ongi see erisus, et see suhtlusoskus on see, mida on vaja ka küsitlemisel kontakti loomiseks ja kontakti hoidmiseks, et vestlus oleks mõnus ja sujuv. Aga eraldi oskus on see, kuidas infot koguda, sest kui me mõtleme läbi selle, et kuidas me igapäevaselt suhtleme, siis igapäevaselt inimestega, nagu näha, ma räägin päris palju siin. Ei kurda. Ja sa küsid mult kas küsimusi ja mina vastan väga pikalt, pole probleemi.
aga nüüd info kogumisel muutub olulisemaks ja mitte kõigi inimestega, aga on see oht, et muutub oluliseks see, kuidas see küsimus esitatakse ja mida seal tehakse, mis järjekorras, et arvestada nende suhtlusprintsiipidega, aga ka inimese mäluga. Et teaduskirjandus ka järjest enam toob välja, ja neid uuringuid on siis, kuidas seda teatakse, on see, et on tehtud inimestega uuring, kes on koolituse läbinud, näiteks uurijad, ja nendega, kes ei ole koolituse läbinud küsitlemisoskuste teemal, ja rohkem infot, ja just tõesti infot saavad need, kellel on see oskus õpitud ja harjutatud. Et küsitlemise teemal advokaate, prokuröre, aga natuke ka näiteks mitte ainult kriminaalvaldkonnas, aga ka perekonnaõiguses, tsiviilmenetluses küsitlemise teemat, perelepitajaid olen koolitanud. Nii et ma ütleks, et see et suhteliselt selline lai. Jaa. Aga ma üritan selle siis nüüd, kuigi tõenäoliselt see, mida sa räägid ja mida sa mulle vastama hakkad, võib vabalt kehtida ka paljude teiste kohta kui kriminaalmenetluse praktikud, siis mina ise kahjuks tunnen ennekõike just seda valdkonda ainult. Õnneks ikka, õnneks. No mõtle ise, siiski, kas oled sa veendunud, sest kui inimene valdavalt elus puutub kokku just kriminaalmenetlusega, ehk et need põhjus, miks ma inimestega tööl suhtlen, on kriminaalmenetlus, kas see on õnneks või kahjuks? Oleneb vaatepunktist. Et ma arvan, et õnneks sellepärast, et seda on ju ka näidatud, et spetsialiseerumine aitab teha läbimõeldumaid paremaid otsuseid. Näiteks. Ehk siis spetsialiseerumine ühest küljest toetab seda, et need otsused, mida inimesed oma valdkonnas teevad või tegevused, mis nad teevad ka tööl, on kvaliteetsemad ja paremad. Et ma mõtlesin selles mõttes õnneks, et mõtle, kui sa nüüd peaks, perekonnaõigusega ma olen rohkem kokku puutunud, siin teine valdkond, et läheksid kohtusaali, on sul 2 vanemat ja peaksid otsuse tegema. No kuidas sa ennast tunneksid? Ma tunnistan ausalt, et ilmselt kui ma peaks minema saali, siis kuna ma ei ole väga sageli enam viimasel ajal saalis käinud, siis ma peaksin ikkagi enne korraks hingama igal juhul. Aga kindlasti siis asuksin asjaga. Ja, et see teistest valdkondadest teadmised ja sellised haritus ei tule üldse kahjuks ja muidugi me kõik oleks õnnelikud, kui me saaks spetsialistid olla kõikides valdkondades. Aga spetsialiseerumisel ikkagi on see oma võlu ja kasu juures. Ja küsimus nüüd. Aga, see meil jutt jookseb niimoodi, et ma jooksen oma küsimustest kõrvale. Aga tegelikult see, mille kohta ma nüüd tahtsin natuke veel rohkem teada, kuigi sa juba hakkasid sellest natukene rääkima, on nüüd see, et psühholoogia on selles mõttes selline huvitav valdkond, et see on teadus, sellele lähenetakse teaduslikult, aga samal ajal me kõik peame kuidagi mingeid, ütleme, me kõik tegutseme selles vallas igapäevaselt ja sealt tekibki see arusaam, et ma saan ju hakkama, et täpselt, et suhtlusoskus, et miks ma siis ise ei oska küsitleda. Ja kui me nüüd võtame kriminaalmenetluse vallas tegelevad inimesed, siis nad teevad päevad läbi igasuguseid asju, mille kohta kindlasti psühholoogidel oleks üht-teist kommenteerida, et kuidas nad saaks neid paremini teha, et see käib nii küsitlemise kohta, nii see, et infot nii-öelda siis välja saada teiselt inimeselt, kui ka samamoodi sa mainisid otsustusprotsesse või mingid hinnangute andmist. Et kogenud praktikud kriminaalmenetluse vallas või kus tahes kohtuvaldkonnas ütlevad kindlasti, et aga ma olen et usu mind, ma olen 20, võib-olla 30 aastat teinud analoogseid otsuseid, ma olen näiteks mitukümmend aastat küsitlenud inimesi, ma olen hinnanud kohtusaalis seda, et kas ta nüüd hakkab valetama või ta ei hakka valetama. Samamoodi ma olen hinnanud seda, et kui suur tõenäosus on, et ta võib-olla langeda uuesti kuritegevusele tagasi ja siis ma sellest tulenevalt pean otsustama tema karistuse üle, et ütleme, ma olen nii tuttav kõigi nende mentaalsete protsessidega, et mida üks elevandilutornis elav toimib psühholoog, saab mulle oma paberite ja numbrite ja võib-olla statistika pealt öelda. Aga samal ajal tegelikult me salamisi ikkagi alati arvame, et mõningaid asju teadlased teavad meist paremini. Ja kuidas sina oled tundnud, et kui vastuvõtlikud esiteks on ikkagi need
igapäevaselt nii-öelda siis praktikas psühholoogiat kohaldavad inimesed, kui vastuvõtlikud nad on sellele teaduslikule infole, mida sina annad neile ja teine alaküsimus, et kas seal on veel mingeid selliseid tüüpilisi võib-olla eksimusi või eelarvamusi, kus me eksime, et sa juba mainisid seda, et sageli aetakse suhtlusoskuse ja küsitlemisoskus segamini, aga midagi veel? Jaa, ma korra alustan natuke laiemalt, et see 2 valdkonna piirimail tegutsemine on alati keeruline, sest ühest küljest ma ei tunne, et ma olen täitsa psühholoog ja jurist ei ole ma ammugi, aga ometi ma õpetan neid. Ja see, mina üritan seda mõtestada niimoodi, et nii psühholoogia kui õigusteadus on tegelikult selles mõttes sarnased, et nad mõlemad puutuvad või nad peaks puutuma kokku või peaks andma sisendit nii paljudes erinevatesse valdkondadesse. Et kui me mõtleme õigusteadusele ka, siis jah, meil on õigusteadus, aga sisuliselt saab seal karistusõiguse valdkonnas tegev olla või veel kriminaalmenetluse valdkonnas, perekonnaõigus, tsiviilõigus, lepinguõigus, haldusõigus, majandusõigus, keskkonnaõigus, IT-õigus. Ja nüüd selleks, et mingis konkreetses valdkonnas tegeleda, näiteks majandusõiguses. Kas jurist saab tegeleda selles valdkonnas ilma, et tal oleks spetsiifilisi teadmisi majanduse kohta? Jah, aga ta saab need ka ise omandada. Minu tegelikult see küsimus ongi isegi see, et millal tuleb päris selline nii-öelda ekspert või millal mul on tarvis selle päris välise inimese abi. Ja see on see sest ka mina, ütleme ka psühholoogia artikleid, ma saan tegelikult ise lugeda. Absoluutselt. Ja absoluutselt. Ja see on see omaette, see on see järgmine, see kiht veel tegelikult sinna. Sest kui seal võib-olla on arusaadav, et jah, mul on vaja neid majandusalaseid teadmisi, et selles valdkonnas tegutseda, siis psühholoogiaga on see häda, et inimkäitumine, nagu sa ütlesid, inimkäitumine, psüühika mõtlemine on kogu aeg meie ümber. Ja kõik me oleme inimesed ja enamus meist igapäevaselt saab väga hästi hakkama ja tuleb toime. Aga see häda seal on see, et minu kogemus on minu kogemus. Ja minu kogemus ei pruugi olla sama, mis on sinu kogemus. Ehk siis, kui ma laiendan, oht on see, et kui ma laiendan oma kogemusest tulenevaid järeldusi näiteks sulle, siis sa ütled, mis asja, minul küll nii ei ole, see on täiesti vale, sest sinu kogemus on siiamaani teistmoodi olnud. Et see on see üks ohukoht. Teine, see selline mõte, mis viimasel ajal ma ikka kõigile ütlen ja see pärina tegelikult ühest teadusartiklist ja ma pean tunnistama, et ma ei mäleta kust, aga pikaajaline kogemus ei tähenda, et see kogemus on kvaliteetne, pikaajaline kogemus võib olla ka asjade halvasti tegemises. See on õige. Jah, et näiteks sa tõid näide, et kui meil see hüpoteetiline kohtunik on aastakümneid mõistnud õigust, küsitlenud inimesi, otsuseid teinud, hinnanud usaldusväärsust, vaadanud, kas isik valetab ja kõik on justkui õige, siis mina küsin siit, et kus ta teab, et on seda õigesti teinud? Sest baastõde on tihti teadmata. Jaa, aga ütleme, oletame, et ta hoiab ka silma peal nendel olukordadel, mis, loomulikult sa tagantjärgi ei saa alati teada seda, et inimene valetas, aga vähemasti sa saad hinnata seda, kas sa andsid õige hinnangu natuke selle järgi, et kas inimene, kuidas ta reageerib nendele karistustele või kui ta läks õigeks, et kas ta paneb midagi uut toime, et ja niimoodi meie otsuseid ju tegelikult kujunevadki läbi selle, et me saame seda tagasisidet, aga häda seal on juures, et mitte ainult juristid, vaid kõik inimesed, me kipume tagasisidena pöörama tähelepanu sellele, mis kinnitab seda meie tehtud otsust. Sest ega ma ju ei taha negatiivset tagasiside ja see justkui kinnitab seda mu kogemust. Et eks siit see, kui sa küsisid, see esimene küsimus oli selle tagasiside või selle teadmise vastuvõtmise kohta, et see on see keerukas koht psühholoogias, et ja ega ükski inimene ei taha tunda ju, et ma olen midagi valesti teinud. Ja see ei ole ka kunagi mu eesmärk olnud. Minu eesmärk on alati, et vahet ei ole, mis siiamaani, et mõtleme, kuidas saaks edasi võib-olla efektiivsemalt, paremini, kvaliteetsemalt. Sest ega see õiguspsühholoogia valdkond on kogu maailmas uus. Eestis lihtsalt väga uus. Et ta maailmas on ju ka umbes niimoodi alla 100 aasta vana.
Selles mõttes uus, jah. Selles mõttes uus on ju, võrreldes õigusteadusega. Aga selle vastuvõtmise koha pealt minu kogemus on olnud, mida vanemaks ma saan, seda paremini mind vastu võetud. Seal võib olla teatud loogika, kui ma just tõin sulle selle hüpoteetilise kohtuniku, kes on 30 aastat töötanud. Ja ühest küljest võib see olla minu vanus, aga teisest küljest võib olla ka see, et ma saan ise ka targemaks. Ja ise ka ju, mida rohkem ma koolitan, seda rohkem ma saan ka koolitatavatelt nende kogemusi, nende teadmisi, mida ma integreerin enda maailmapildiga. Et minu jaoks on koolitused meeletult hea võimalus õppida seda, mis tegelikult praktikas toimub. Ja ma näengi koolitusi alati kui selles mõttes interaktsiooni, et mina annan midagi, mida teadus on öelnud, ja ma täiesti tunnistan, et kõik ei saagi otse üle kanda. Ei ole võimalik. Aga nüüd on see koht, kus praktik mõtleb, et kuidas ma saan, mis ma saan sealt üle kanda. Et see justkui selline just. Koostöö, et võtame selle, kuidas me saame seda rakendada ja mis me sellest saame rakendada. Et ma olen üritanud võimalikult palju koolitusi üles ehitada niimoodi ja mul on tunne, et see aitab ka soodustada seda vastuvõtmist. Teine asi on see praktilised näited. Just, ja vaata seda ma üritasin sul tõngid seda ka välja. Ja et niimoodi veenab tegelikult ka praktikud kõige paremini, täpselt. Kui sa ütledki, et vaat siin te olete olnud valel teel või mõelge natuke. Või et aga mis selles juhtumis veel võis mõjutada, kuidas see võis mõjutada, või ka tuua teiste näiteid niimoodi ja juhtumite kaudu, et see ilmselgelt töötab ka kõige paremini. Ja ikkagi natuke on seda enesetõestamist ka, et mõned sellised näiteks kohtunikud, kes on tugevamad isiksused, et neil on vaja ikkagi ennast tõestada ja kehtestada. Mõnega ma arvan, et ma olen hakkama saanud, mõnega võib-olla vähem, aga see on okei. Aga siiski, ikkagi, sest mina ei usu kõike pimesi, nagu õige. Sa ilmselt tead. Aga ma usun sellesse psühholoogia ja psühholoogide töö väärtusesse meie töö juures, aga kõige lihtsam tundub mulle olevat inimesi veenda selle väärtuses siis, kui te tõesti juhite meid väga õigetele teeotsadele. Ja siit ma küsiksin näiteks võib-olla mõned head näited sellest, sa oled selle usaldusväärsuse ja ütleme tunnistajate küsitlemise valdkonnaga hästi kursis ja jällegi võtame need praktikud, kes on võib-olla elus hästi palju küsitlenud, arvavad, et nad teavad, mis kuidas mõjub, et on sul kohe välja öelda mõned sellised aspektid, kus võib-olla praktikud, mida nad ei ole teadvustanud või kus nad ajavad midagi näiteks segamini, et näiteks huvitav teema on see tunnistaja ja või ütleme usutavuse ja usaldusväärsuse selline, ütleme siis vastuolu, et inimesed panevad kõik ühte patta või midagi veel, mingisugused asjad, mida tasuks teadvustada, sest ütleme, meie teeme oma tööd sageli lihtsalt intuitiivselt, sellepärast, et toimib, aga äkki on mingid sellised loogikad, mida me peaksime teadvustama? Ma lihtsalt tahan öelda, et suures osas tegelikult see intuitiivne toimib ka, et nagu ma ütlen, et ega see nüüd ei tähenda, et kogu aeg midagi valesti tehakse, absoluutselt mitte. Aga on teatud juhtumid, kus võib-olla selline teaduspõhine läbimõeldum, struktuursem, süsteemsem lähenemine viiks kas kiiremini eduni või viiks eduni. Aga suures osas kõik toimib. Seal teema juures üks, mis sa mainisid kohe, ongi see usaldusväärsus ja usutavus, mis minule endale, kui ma hakkasin seda teemat, ma hakkasin just seda usaldusväärsus või tagantjärgi hindamise teemat hiljuti selle kohta lugema ja uurima. Defineeris ära ka siis see erisus, sest meil võib kuulajaid olla erinevad. Ja seal oligi mul heureka moment natukene, et võtame niimoodi, et usaldusväärsus on ju tegelikult psühholegaalne konstruktsioon või kontseptsioon. Ehk siis, mis see tähendab? See usaldusväärsus õigusvaldkonnas ei tähenda sama, mida usaldusväärsus psühholoogias. Psühholoogias, kui me mõtleme psühholoogilistele uuringutele, siis usaldusväärsus tähendab tegelikult seda, et näiteks üks uuringu instrument, millega mõõdetakse inimese hoiakuid näiteks, iga kord, kui seda kasutatakse, ta annab sarnaseid tulemusi. Õigusvaldkonnas usaldusväärsus tähendab midagi muud. Ja üldjuhul seda kiputakse tõlgendama justkui, või ütleme nii, et õiguspsühholoogias tähendab usaldusväärsus seda, et kas see, mida inimene räägib, vastab tõele või vastab tegelikkusele. Ehk siis, kas see on see, mis tegelikult toimus. Ja nüüd usaldusväärsust saab olla nii-öelda või isiku ütlused saavad olla mitte usaldusväärsed siis, kui ta valetab, ja siis,
kui tekivad eksimused, näiteks ta ei mäleta. Ehk siis mitteusaldusväärsus ei tähenda alati valetamist. Aga kuidas usaldusväärsust hinnatakse, seal tuleb mängu usutavuse kontseptsioon. Inglise keeles credibility, ehk siis kui tõesena me isikut tajume. Ehk siis kui tõene ta meile tundub. Mitte kui tõene ta on, vaid kui tõene ta tundub. Tundub, täpselt. Ehk siis see, mis usaldusväärsuse me talle justkui omistame. Aga nüüd see, kuidas usaldusväärsust hinnatakse, kõik need kriteeriumid alati ei ole seotud usaldusväärsusega, vaid on seotud usutavusega. Ja kui sa nüüd nii räägid, siis mulle hakkabki tunduma, et kui meie ütleme, ka kohtupraktikas sageli kasutame sõna usaldusväärsus või see on väga läbiv termin meil, siis me tegelikult peame silmas seda credibility't ehk siis usutavust. Aga ka ma ei tea, võib-olla sa tahtsid edasi rääkida, aga ma siit tahtsin vahele küsida selle küsimuse, kas see tähendab seda, et siin võib ka näiteks usin kohtunik, kes hakkab teadusartikleid ise lugema, sattuda selles mõttes eksimusse, et ta loeb psühholoogia teemalisi artikleid endale töö tarvis kõrvale ja ta automaatselt nagu võtab selle ingliskeelsed artiklid ma küll eeldan, aga võib-olla ka eestikeelsed, et ta nagu loeb seda sõna usaldusväärsus seal ja ta arvab, et see tähendab sama, mida see meie usaldusväärsus juura kontekstis, aga tegelikult see ei tähenda seda. Ja ta saab juba võib-olla isegi läbivalt natuke ekslikult aru. Jaa, absoluutselt. Et võibki olla see, et see credibility ja ta mõtlebki seda, kui usaldusväärsus tõele vastavusena. Ma tahaks oletada, et nii-öelda kvaliteetsetes artiklites on see credibility defineeritud. Et üldjuhul ka õiguspsühholoogia artiklides, et kui ma ikkagi see keskne kontseptsioon, mis mul seal artiklis on, kui ma kirjutan, siis ma selgitan selle lahti lugejale. Aga tegelikult see võib ka eestikeelses juhtuda. Et kui ma vaatan ka näiteks õigusteaduskonnas tehtud magistritöid, kus on kasutatud sõna usaldusväärsus, siis seal on segamini usaldusväärsus ja usutavus. Ja siin on see, et see lihtsalt ei ole ka eesti keeles, aga ka inglise keeles väga korralikult, et kui ma hakkasin seda uurima, siis ma võtsin erinevatest artiklitest kokku teadmised, ei ole sellist ühte head nii-öelda artiklit, mis seletaks selle täpselt detailselt ära, millest saaks kõik tugineda. Et see on see teaduskirjanduse häda. Et aga ma jäin nende mitte vale, vaid selliste intuitiivsete teadmiste juurde vist. Et üks on see usaldusväärsus, usutavus, ma mõtlesin sellele ja mis ma mõtlesin, üks ongi näiteks see, et valetamine on näha. Ja see on mu lemmik, et kui ma õigusteaduskonnas tudengeid õiguspsühholoogia valikaine ja siis ma lasen neil alguses kirjutada, et mis nende eesmärgid kursusel on. Ja väga palju on selliseid, kes vaatavad, ainekavas on valetamine ja valetamise tuvastamine, et ma küll tahaks teada, kuidas saaks. Ja siis kursuse lõpus ma lasen neil teha tagasivaate, et kuidas siis eesmärgid said täidetud ja siis nad ütlevad, et ikka valetamist ei olegi võimalik tuvastada. Selles mõttes nii kergelt. Ja siin mulle meeldib neile öelda, et kui valetamise tuvastamine oleks nii lihtne, nagu paljud ka koolitajad väidavad, et see on, siis see oleks ammu praktikas kasutusel. Aga kas siin see auditoorium, sa tõid näitena praegu selle ülikooli tudengite auditooriumi, et ma tahaks uskuda, et kui sa oled praktikute ees ja räägid samast asjast praktikutega, et neil siiski juba kogemuslikult on kuskilt need oskused paremad. Hiljuti ühel koolitusel üks praktik ütles, et ikkagi selline mitte silma vaatamine viitab valetamisele. Et praktikute seas on paremad, aga meil on endiselt väga palju selliseid valearvamusi mingite konkreetsete märkide kohta. Aga konkreetsete märkidega on häda selles, et me omistame liiga kergesti selle põhjus ühele tegevusele, mõtlemata, mis seal kõik taga veel võib olla. Et kui sa tähele paned, me siin räägime, et kui ma väga palju, kui ma räägin, siis ma ei vaata sulle silma.
kas ma valetan? Ei, aga mina näiteks, mina ei ole elus väga seostanud nende füüsiliste märkidega, küll aga sellega, kuidas inimene räägib, mida ta jätab ütlemata, kus ta keerutab, kuidas tal võib-olla räägib mingil hetkel nagu aeglustub, et mingid sellised asjad, aga ma tõenäoliselt ei oskaks sulle kirjeldada, aga... Ehk siis märkida mingi kombinatsioon. Jaa, aga just selle, nagu sellest jutust endast isegi. Jaa. Et pigem jah, mulle nende füüsiliste märkidega tuli see seriaal, mis nüüd sellele teele nagu ajas, et seal oli väga palju rõhuti just nendele füüsilistele märkidele. Jah, et lihtsalt ma mainin ka siin, et inimene, kui ta silma ei vaata, siis tihti ta mõtleb või keskendub, sest mul on kergem mõelda oma jutu sisule, kui ma ei vaata sulle silma, sest sulle silma vaadates ma saan kogu aeg tagasisidet sellele, mis ma räägin, ja siis mu aju töötab selle tagasisidega. Nüüd jah, seda, kuidas juttu räägitakse, seda on ka uuritud, mõned märgid on paremad kui teised ja see tõenäoliselt sõltub ka olukorrast, ehk siis see mõte ongi see, et kas see, kuidas me räägime, on hästi individuaalne. Ja jällegi nagu psühholoogia või mis teebki psühholoogia keeruliseks, ehk siis kui ma mõnes kohas võtan aeglasemalt, siis selle põhjus võib olla väga mitu erinevat põhjust, millest üks on valetamine, võib-olla on see, et ka meenutamine ilmselt sama. Täpselt, võib-olla inimesel tuli sellel hetkel midagi meelde, midagi toimus keskkonnas, mis aktiveeris tal mingi muu mälestuse, mõte läks mujale, võib-olla ta varjab midagi muud. Ta ei valeta selles mõttes selle juhtumiga seoses, aga ta hoiab tagasi, sest ta ei tea, mida rääkida. Võib-olla tal ongi see enesemonitoorimine või enesekontroll seal, et ta ei tea, mida rääkida ja siis ta mõtleb, mida rääkida. Et neid põhjuseid võib seal hästi palju olla, mis tõttu ei olegi olemas ühte sellist märki, mis oleks universaalne valetamisele. Igal inimesel on tõenäoliselt mingid omad eripärad, mis valetamisel võivad välja tulla, aga selleks me peamegi inimest teadma. Ja võib-olla isegi see valetamise äratundmine selliste märkide järgi, võib-olla see ei ole ka kõige praktilisem nii-öelda töövaldkond, sest fakt on ju see, et vähemasti kohtunikuna ükstapuha, kuidas sa ei tunne või ükstapuha, kui palju sulle ei ole Anne-Grete õpetanud, mis märgid siiski võiksid valetamisel viidata, sa ei saa lahendist sellele tugineda. Et sa ei saa tugineda, et mulle tundus kõikidele märkidest tulenevalt, et ta valetas, vaid lõppkokkuvõttes vale me ikkagi jah, tuvastame vastuolude ja see, aga kuigi kindlasti kohtunikku mõjutavad need samad instinktid või mingid muud asjad ka, aga ta ei saa ametlikult neile niikuinii tugineda. Ja siin ongi see nüanss, mis tuleneb sellest, et kohtunik on ka inimene, et see, kuidas ta otsusele jõudis, on üks asi, see, mis ta kirja paneb, on teine asi. Et minule meeldib öelda, et me saame väga paljusid oma otsuseid ära põhjendada, isegi kui see ei tule niimoodi, et ma läksin, ostsin endale 200 eurosed kingad, miks ma ostsin? See põhjendus võib pärast tulla. Ja ma ei saa sulle ametlikult öelda, et see nii juhtub, aga sul võib olla õigus. Ja ma siin ei mõtle seda teadlikult isegi, see on see inimlik, ehk siis mu mõte oli see, kuidas otsus kujuneb, on tegelikult ka osas kohtunikule endale teadmata või teadvustamata. Teadvustamata on parem sõna. Ja ega ma ei saa sulle vastu vaielda, aga tegelikult ma siin nagu natuke lükkaski selle meie jutu, kuigi me võiks ilmselt igast teemast rääkida pikemalt, aga natuke uue nurga alla, et kui palju mõjutab see, kes kohtunik on, mis on tema taust, muuhulgas, mis on võib-olla mingi kultuuriline taust, Eestis võib-olla see ei ole nii hullult oluline, aga ka religioosne taust, kui palju see otsust mõjustab ja kas sina psühholoogina ütleksid, et see on asi, mille pärast tasuks muret tunda, sellega kuidagi teadlikumalt tegeleda? See mõjutab, ma ei oska öelda, kui palju. Ma ei julge öelda, kui palju, sest ma ei tea tegelikult. Aga paratamatult inimeseks olemisega käivad kaasas meie kogemused, meie kogemuste pagas, mis mõjutab meie edasist mõtlemist, käitumist, otsuseid, ka kohtunike puhul. Kuigi siin mõningad otsustamise uuringud, mis on tehtud kohtunikega, näiteks vandekohtuga, on näidanud, et kohtunikel see roll, vähemalt üks uuring, kohtunikul see roll ikkagi kaitseb, see professionaalsus kaitseb teda. Selles mõttes, et kuna ta teab, mis on ta piirid, siis need piirid aitavad
otsusel kujuneda nii, nagu see peaks kujunema. Kas kujuneda või vaata, nagu sa ütlesid, et alateadlikult võivad meid mõjutada mingit otsust tegema, mingid asjad, aga tõsi on see, et sa pead kirja suutma, eks ju, selle mustvalgel panna sinna ja ilmselt tõesti siis nagu isegi kui võib-olla mingisugused mõjurid nügivad kohtunikku tegema alateadlikult mingit tüüpi otsust, siis ta peab saama aru, et ta peab suutma selle õiguslikult ja faktiliselt korrektselt kirja panna. Ja seal on see roll abiks tõesti, jah? Jaa, täpselt. Aga kas rahvakohtunikele, ütleme, ma ei tea, kas seda vandekohtu analoogiat saab nüüd just otse rahvakohtunikele üle tuua, aga mingil määral, kas... Ma arvan, mingil määral saab, aga rahvakohtunikke kui sellised, ma ei ole selliseid uuringuid näinud. Samas, kui me võtame need uuringud, mis on tehtud näiteks tudengitega või inimestega, kes ei ole õigusharidusega, siis äkki neid saab natukene üle kanda. Ja ma arvan, neid vandekohtunike uuringuid saab ka ikkagi natuke üle kanda. Aga kohtunikele ülekandmine on juba, seal on juba see keerulisem koht. Et aga nüüd tagasi selle kohtunike otsustamise juurde, et mis need otsustamise uuringud on näidanud, et paratamatult see inimlikkus mõjutab. Üks sellised huvitamaid näiteid, mis ma alati toon, on see, et kui kohus teeb ennetähtaegse vabastamise otsuseid enne ja pärast lõunapausi, siis mis sa arvad, millal anti rohkem positiivseid vastuseid? Pärastlõunani ilmselt, siis on kõht täis ja mugavam olla võib-olla, unisem ka. Selline üks uuring, mis on seda leidnud. Ja siin tulevad mängu need meie kogemused, uskumused, arvamused, mis kallutavad meid. See on see termin kognitiivsed kallutused, cognitive biases, mis on inimlik. Ja nüüd viimase uuringud, seda on hakatud rohkem uurima ja just on hakatud uurima sellest küljest, et mida siis teha. Ja seal on näidatud, et sellest teadlikkusest, et ma tean küll, et ma võin kallutatud olla. Sellest ei piisa, sest teadlikkusega on see, et isegi kui ma olen teadlik, siis ma ei suuda õigel hetkel näppu peale panna, et vot nüüd ma olen kallutatud. Ehk siis see teadlikkus on justkui selline üldine, aga kõik inimesed alati ei suuda ära märgata neid hetke, kus nad tegelikult on kallutatud. Kas see võib olla sellest ka tingitud, et selles olukorras, kus ma olen kallutatud, see tähendabki, et ma olen siis mingisuguse, asja mõju all, ma olen võib-olla näiteks ka rohkem hoos, siis ma ei suuda nii väga ennast nagu teadvustada ja monitoorida just nimelt. Absoluutselt. Või kui ma olen näljane ja mul on paha tuju, siis ega ma ei ütle, et mul on näljane, mul on paha tuju. Üldjuhul ma ütlen, mis asja, mul ei ole üldse paha tuju. Et meil on keeruline ka näha enda puhul neid vigu. Kuule, sul on täitsa õigus, mul praegu oli endale hureka moment, et sest osa minust tegelikult usub ikka väga kõvasti seda, et kohtunikud või mis tahes praktikud, et kui neil on niisugune püsiv hea praktika ja nad on võib-olla ka jälginud ikkagi kolleegi, on ju, et nad võivad olla omandanud ikkagi päris head niisugused praktilise psühholoogia nipid ja mulle just meenus siin, kui sa rääkisid sellest enne ja pärastlõunast, et ühe väga kogenud kohtuniku hiljuti öeldu, näiteks kohtunikud kasutavad menetluses ikka igasugused nipped, et tema sellistes kurnavates üldmenetlustes, kus pooled võib-olla kipuvad kisklema palju ja raiskama ka aega seal, võitlema üksteisega, siis ta jätab teatud probleemsed küsimused pärast lõunaks, siis kui inimesed on väsinud, just selles mõttes, et vaata, pool on rabel juba päev otsa, kohtuniku pole tõesti, temal on rahulikum päev, aga kui pooled on näiteks hommikotsa küsitlenud, vaielnud, teinud ja siis sa pärast lõunal, kui nad juba vaikselt hakkavad tahtma juba, et millal see päev ära lõpeks, siis sa paned lauale need küsimused ja nii-öelda tahad, sest vaata kohtuniku võimalused käskida on ka piiratud, et ta peab teinekord pigem suunama ja et siis nendes olukordades tal on lihtsam neid suunata ja siis nad nagu lihtsamalt alluvad, sest nad on kurnatud, nad on väsinud ja siis saab aga ütleme... selline hea praktiline menetluse juhtimise nipp. Aga ja selles mõttes, sellega ma oleks äärepealt hakanud sulle vastu vaidlema, et kohtunikel on need ilma, ütleme, psühholoogide õppetundidetagi selged, aga see puudutab teisi inimesi, teiste inimeste mõjutamist, on ju. Et ta teab, kuidas hallata menetlusosalisi, aga tõsi on jah see, et iseenda valvamisel me võib-olla ei ole nii head. Jaa,
täpselt, ja see ongi see trikk, et või hästi lihtsustatult öeldes, ega teiste puhul me näeme kõiki nende vigu. Enda puhul on palju raskem ja see tuleb see on see inimeseks olemine, et meie aju ka justkui nagu kaitseb meid ja ei taha, kõigil on raske tunnistada, et ma tegin midagi valesti või et ma ei olegi nii perfektne või objektiivne oma otsustes, kui ma tahaks olla. Siin on mingid tehnikad, et näiteks kohtunikke aitab väga palju see, et nad peavad oma otsuseid põhjendama. Ja selline põhjendamine on üks nendest tehnikatest ka, mida tuuakse välja, mis aitab kallutatust vähendada. Teine tehnika, näiteks mis minul õppejõutöös on, mida ma kasutan, on see, et mul on hästi, näiteks hindamisel hästi ära struktureeritud, mida ma hindan ja kuidas ma hindan, et võimalikult vähe mõjutaks see, kes see tudeng on, seda hinnet. Aga ma olen ka inimene. Ehk siis tudengid, tasub kaasa rääkida, kaasa mõelda, siis on kohe hinne ka positiivsem. Et aga jah, see hindamiskriteeriumid näiteks aitab. Endale üks hästi efektiivne tehnika on justkui endale vastu vaidlemine. Ehk siis, kui ma mõtlen midagi, et nii on, siis ma üritan vastuargumente tuua. Aga miks nii ei ole? Ja see sunnib objektiivsusele. See on tegelikult see, mida iga kohtunik ise saab teha. Aga paratamatult on need ka keskkonnast tulenevad, ja mitte ainult kohtunik, siin on näiteks neid uuringuid on ka politseiuurijatega, advokaatidega, igasuguste juristidega. Aga jah, et siin saab igaüks ise ära teha, aga hästi palju on ka neid keskkonnategureid, et paratamatult, mida pingelisem on töökeskkond, mida suurem on see ajasurve, mida vähem aega mul on, mida kehvem mu enda enesetunne on, võib-olla see meediasurve, kõik see suunab meie otsustusprotsesse nii-öelda vähem kaalutletumaks. Ja see paraku ei mõju kõige paremini, ehk siis ühest küljest on see, mida igaüks ise saab ära teha, aga teine asi on alati ka selle nende tehnikate kasutamise võimaldamine. Ma tahtsin veel ühte asja küsida selle teema otsa, ehk et see, mida kohtunik ise saab teha. Et me rääkisime siin erinevatest eriala artiklitest, ma pean silmas siis psühholoogia valdkonnast ja selles mõttes see, et kui kohtunik ennast harib ja valmistab ette, see on alati hea, aga ütle mulle, kas on mingisuguseid momente, mida tuleks silmas pidada või ütleme ennekõike välisartiklite lugemisel, et kas kõik nii-öelda maailmas teadusest tehtu, kas ta on ülekantav Eestile just, mis puudutab psühholoogiat, et miks ma seda küsin, on see, et ma hiljuti ise kuulasin ühe psühholoogi kes tegeleb rohkem keelevaldkonnaga, Leera Boroditski loenguid ja tema just tõi tähelepanu alla selle, et nii-öelda teiste kultuuriruumide ja rahvuste esindajad peaksid silmas pidama, et enamik psühholoogia uuringuid on tehtud siis Ameerika Ühendriigis ingliskeelsete inimestega, noorte tudengitega, et see on nagu, tema rõhutas seda keele mõju, et keel mõjutab, aga seal on kindlasti muid faktoreid, et kas me saame nii-öelda pimesi võtta üle kõik, ingliskeelse kultuuriruumi näiteks psühholoogiaalased teadmised või on kuskil mingeid erisusi? Jaa, väga hea tähelepanek ei saa ja sellepärast mina alati rõhutangi seda praktiku ja teadlase koostööd. Ehk siis räägime, kuidas saaks. Et on mingi teadmine ja räägime, kuidas saaks. Ja nüüd, ja siin tuleb kõigepealt juba see erisus, et teadmine ja teadmine, et teadusartikkel ja teadusartikkel ei ole alati samad. Et minu soovitus alati praktikutele ka, kui nad mingi valdkonna teadusartiklid või midagi tahavad teada, on vaadata esiteks viimase aja artikleid, sest kui ma võtan 20 aastat vana artikli, siis võib olla, et see teadmine on juba ümber lükatud. Näiteks laste küsitlemise puhul on hästi hea näide, kus 20 aastat tagasi öeldi, et korduv ülekuulamine, korduv küsitlemine on väga halb. Tänaseks on jõudnud teadus sinna, et korduv küsitlemine ise on okei. Sõltub, kuidas see küsitlemine läbi viiakse. Et kui iga küsitlemine on väga hästi läbi viidud, siis see, et last korduvalt küsitletakse, ei pruugi olla halb. Et siis vaadata kirjandusülevaateid, meta-analüüse, süsteemseid ülevaateid, nii-öelda systematic literature review, ehk siis süstemaatilisi kirjandusülevaateid, mis võtavad kokku kõik eelneva teaduse, et see annab parima ülevaate sellest, kuhu teadus on jõudnud.
ja mis see teadmine on ja võtavad ka kokku erinevate valimitega tehtud uuringud ja annavad sellise keskmise. Nüüd Eesti seisukohast ma ütleks, et kuna meie kultuur on järjest sarnasemaks läinud nii-öelda Ameerika kultuuriga, rääkides sellest, et me oleme suhteliselt individualistlikud, siis mitmed asjad, ma arvan, et selles mõttes on ülekantavad ja nüüd eriti need, mis tegelikult räägivad inimese baastoimimisest. Et ütleme niimoodi, et lihtsustatult, ma nüüd juba tean, et ma kohe vaidlen endale vastu ka, aga et mälu toimub ju kõigil samamoodi, et kuna me oleme kõik inimesed. Aga see keele ja kultuuri mõju on ja seda õiguspsühholoogias on hakatud, ütleks viimase 5 aasta jooksul järjest enam uurima. Aga Ameerikas siis või ka Euroopas? Seda eurooplased näiteks ka uurivad, aga neid võrdlusi on eelkõige tehtudki näiteks kollektivistlike kultuuridega, Aasia riikidega ja Aafrika erinevate kultuuridega. Sest seal need erisused tulevad selgemini välja. Et selles mõttes, see on hea küsimus, et näiteks kas Eesti versus Ameerika populatsiooni peal või valimi peal tehtud uuringus tuleks erinevused välja. Mis need erinevused on? Ma arvan, et seda, miks või näiteks mitte ainult Eesti, aga võtame ka näiteks Prantsusmaa ja USA. Et neid uuringuid tehakse vähem tõenäoliselt, sest teadlane üldjuhul tahab minna sinna, kus on oodata midagi suurt ja põnevat. Et aga Aasia riikide, Aafrika riikidega seal on tegelikult küll erisusi leitud, et see näiteks küsitlemise puhul, kuidas küsitletakse lääneriigist inimest, ei pruugi toimida üldse Aafrika riigist inimese puhul. Või näiteks hästi hea näide, et kui eesti keeles või inglise keeles me ütleme, et palun räägi kõigest, mis toimus. Väga hea algus küsitlemisele. Siis kui indoneesia keeles seda öelda, siis otsetõlkena tähendab see, et palun mõtle välja, mis toimus. Oli vist see mõtle välja, aga või palun tee jutustus sellest, kuidas see toimub, ehk siis aga seda me ei taha õigusvaldkond, seda me ei taha kriminaalõiguse kontekstis, et tunnistaja kannatanu mõtleks midagi välja. Aga eks ju see, mida sa räägid, see tähendab seda, et kui meil on siin näiteks, siin täitsa Eesti sees on kannatanu tunnistaja mõnes selles teises kultuuriruumis, siis tegelikult teda eelduslikult tulebki võib-olla kohelda teistmoodi, kui me igapäevaselt kohtleme oma tunnistajaid, on ju? Ja siin ma olen tegelikult mõne praktikuga ka rääkinud, et ma arvan, et ta ei pahanda ka kohtuniku Lea Pähkliga. Rääkisime sellest, et me tegime ühte koolitust koos trauma mõjust ja seal ma võtsin natuke juurde ka just seda kultuurimõju ja tõlgiteemat. Tõlgiteemaga tuleb see kultuuriteema ka juurde, natuke lugesin selle kohta ja näiteks kui kuna eestlasene on suhteliselt individualistlik, suhteliselt otsene, siis näiteks seksuaalse väärkohtlemise kohta on okei suhteliselt otse küsida. Aga näiteks Aafrika kultuurides nemad räägivad hoopis teistmoodi, nad ei räägigi asjadest otse, nad räägivad suure ringiga. Ja Lea Pähkel ütles hästi toredalt, et tal just oli üks kogemus, et kus oli vist mingi Aafrika meesterahvas Aafrikast, ma ei tea täpselt, mis riigist, ja ta rääkis kõigest muust, mis ei olnud oluline. Ja siis Lea ütles, et see oli tal see, et kus ta pani kokku, et nad räägivadki niimoodi. Ja nüüd, kui küsitleja eesmärk on saada infot, siis tema peab kohandama küsitlemist. Sest see inimene, tema kasu tema ei pruugi olla üldse valmis rääkima või temal ei ole oluline võib-olla see. Ja nüüd see, kellel on see olulisem või kes tahab, see peab tegelikult kohandama seda kuidas ta küsitleb. Aga see ongi nüüd see koht, et teadusuuringut päris seal veel ei ole, et ma julgeks öelda, et mida siis teha. Aga ma küsin täitsa, ilmselt vastus sellele on ei, aga mul tekkis siin peas see küsimus, et ega Eesti ei ole ka ju läbinisti homogeenne. Isegi kui me jätame need harvad külalised kõrvale, et huvitav, et kas nii-öelda Eesti läbinisti näiteks eestlasest Eesti keskkonnas kasvanud inimesega ja siis ütleme Eestis läbinisti venekeelses keskkonnas kasvanud inimese puhul on kõik sama homogeenne või tegelikult ka nemad reageerivad teistmoodi küsimustele ja nii edasi, et kas seda on keegi uurinud, ei ole? Ma arvan, et kultuuride vahelisi uuringuid küll on nüüd õiguspsühholoogia kontekstis minu meelest
väga spetsiifiliselt ei ole, aga laiemalt nii-öelda, et kuidas näiteks eesti ja vene kultuur erinevad, seda kindlasti on. Ja seal võib ka juba ma ei julge päris kindlasti öelda, aga seal kindlasti tulevad need erinevused juba see, et kui individualistlikuna ennast nähakse, kuidas see võimuhierarhia on või see autoriteet nii-öelda, et see võib olla väga selline ülevalt alla, aga Eestis me näeme üksteist võrdsena. Et kõik sellised eestlased on tõesti väga egalitaarsed, aga samal ajal see ei pruugi olla nii isegi Eesti sees võib-olla vene kogukonnas. Ja lisaks need individuaalsed erinevused, et kuidas individuaalsed erinevused hakkavad ka mängima rolli, aga tõesti, et ja juba ka see, et individuaalselt, et mis erinevate teemade all on näiteks, tundlikes teemades rääkisid, kas seal on häbi all või seal on süütunne näiteks. Et kas ma nagu pigem individualistlikes kultuurides on see süütunne, aga kollektivistlikes, kui ma nüüd õigesti, on see häbi, et ma olen kellelegi midagi, et ma olen oma pere väärikust näiteks pere väärikust nii-öelda ei ole aidanud seda säilitada või rikkunud. Vot nüüd hakkame sinna lõpupoole tüürima, ma tahtsin enne lõppu ühe teema veel ära puudutada, et me oleme siiamaani rääkinud suuresti sellest, mida kohtunik saaks paremini ise teadvustada ja ise teha. Aga on olukorrad, kus me ikkagi lõpuks peame sinna menetlusse kaasama selle eriteadmistega inimese, et siis ta aitaks meil mõista kedagi, mõnikord ekspertiisi korras, mõnikord eks ju saab ka asjatundjana. Ja vat siin ma hea meelega laseks sul kommenteerida seda, et mis vahe on, kui ma kaasan mingile tunnistajale, kannatanule võib-olla hinnangu andmiseks tema enda, teda ravinud terapeudi näiteks, või siis hoopiski täiesti kõrvalt nii-öelda siis teadlase, psühholoogi või mis variandid siin üldse veel on, et kas seal on mingi vahe ja mis vahe see on? See on mulle viimasele hästi südamelähedane küsimus, just kõik selle ekspertide, asjatundjatega seotud, et jällegi natukene laiemast alustades siis kirjanduse järgi ja paljudes välisriikides on, kui meil on ekspert ja asjatundja, siis kirjanduse mõttes on ka asjatundja ekspert. Ja teaduskirjandus võtabki, et lihtsalt ühtede ekspertide ülesandeks on harimine, asjatundja meil, teiste ekspertide ülesandeks on hindamine, mis on meil nagu ekspert. Aga kirjanduse mõttes nad on eksperdid kõik, ehk siis neile peaks kehtima samad nõuded. Ja siin nüüd tulebki hästi oluline erinevus, mida ma olen paaril juhtumil, kui ma olen ka konsulteerinud näiteks advokaate või osapooli, et kui inimesel, võtame näiteks terapeut, psühholoog, on kontakt ühe poolega, siis ta ei saa olla ei ekspert ega asjatundja. Ja seda lihtsal põhjusel, sest ta ülesanded, siis tal tekib rollikonflikt, sest kui mina oleks ühe osapoole terapeut või psühholoog, siis minu eesmärk on teda aidata, tema heaolu suurendada, teda oleneb nüüd, kes ma olen, ravida, ja sellega käib kaasas see, et ma pean teda uskuma. Ma ei saa öelda, et ei kuule, nii ei olnud. Mis on eksperdi asjatundja ülesanne? Kahelda. Ja nüüd mõtleme ka, et kui võtame lapse terapeut hakkab asjatundjana ütlusi andma, siis esiteks ta on juba selle lapse poolt. Ta ei ole enam neutraalne, objektiivne, ta ei saagi olla. Ta ei tohigi olla. Pigem ongi. Ja kui ta on, siis ta kahjustab tegelikult seda ravisuhet või seda suhet, mis tal on. Ja tegelikult see on ka laiem. Minu jaoks oli jälle hästi tore selline silmiavav hetk, kui ma rääkisin ühe oma kolleegiga, kes töötab psühholoogina, terapeudina ja ta on väga palju tööd teinud traumaohvritega, nii täiskasvanute noortega. Ja mul oli üks juhtum, kus ma rääkisin, või konsulteerisin ühte advokaati, kus ta ütles, et ta tahaks mind asjatundjaks valemälestuste teemal ja kohtunik oli talle öelnud, et aga lapse psühholoog tuleb tunnistajana ütlusi andma, et kuulame siis ta asjatundjana üle. Ja võt see on see koht, kus ma ütlesin talle, et tõmba pidurit. Seda ei tohi läbi lasta.
ja siis ma rääkisin oma kolleegiga, siis ma küsisin, et noh, et kas tema läheks asjatundjaks. Ja siis ta ütles, et ta ehmatas täitsa ära ja ütles, et oota, et aga sa konsulteerisid süüdistatavat kaitsjat. Siis ma olin nagu jah, et aga mõtle, kui nagu see asi ongi tegelikult juhtunud ja kuidas ma siis lähen asjatundjani ja ütlen, et aga valemälestused on olemas. Inimene, kellel ei olnud selle juhtumiga mitte mingit seost, aga ta oma igapäevatöös tegeleb traumakogemusega inimestega aitamisega, tal juba tekkis vastuolu sellest, ma ei ole kindel, kas ma suudan olla objektiivne. Sina oled lihtsalt üks kale inimene, kes võib läheneda objektiivselt, ma saan aru. Aga ma arvan, et see ongi see, et minul ei ole seda kogemust. Minu kogemus ongi teaduses ja mul ei ole see, et mul on nagu ühtepidi võib olla ja teistpidi võib olla. No see roll, eks ju, ja sul ongi teadlase roll, temal on see aitaja temal on see aitaja roll. Ja see on see koht, Riigikohus on ka neid paar lahendit teinud, kus on ka välja toonud, et ei saa olla asjatundja, kui on näiteks terapeut. Ma ei ütle, et siin ükski psühholoog ei saa olla asjatundja, aga see sõltub ka see, et kui inimene läheb asjatundjana, kas ta päriselt võtab endale eesmärgi harida, mõlemalt poolt, ühte teist poolt välja tuua, või ta lähebki eesmärgiga aidata seda ühte poolt, sest siis ta enam ei ole asjatundja. Aga kas on nii, et tegelikult ka nii-öelda selles teaduse valdkonnas tegutsevad psühholoogid, neist ikka mõned, neil on ka kliendid? Sest selles mõttes ikka on inimesi, kes on õppinud nende rollidega žongleerima igapäevaselt. Ja meil on, vähemalt Eestis väga soositakse nii-öelda teadlane praktikmudelit, ehk siis kui sa praktiseerid mingis valdkonnas, siis sa ka uurid seda, et hoida ennast kursis valdkonna arengutega ja siis sa mõistad mõlemat poolt paremini. Et absoluutselt, aga see, et sa praktiseerid, see ei tähenda, et sa ei või olla ekspert või asjatundja. Aga mis siin tuleb, ongi lihtsalt see, et siis sa võtad teadlikult selle rolli. Ja teine aspekt, mida ma olen ka viimasel ajal väga palju näinud, on ikkagi see, et haridus, mis on inimese haridus? Et kui inimene on psühholoog, lihtsalt näiteks psühholoog-nõustaja, siis tasub mõelda, kas tal on ka pädevus näiteks anda asjatundjana arvamust mingis väga spetsiifilises teemas, nagu näiteks valemälestused. Sest psühholoogi haridusega, natuke teades, mis haridust nad saavad, siis valemälestustest nad räägivad väga, väga põgusalt, et põhimõtteliselt need asjad on olemas. Et see, ja seda ma näen hästi palju, ja see tuleb sellest, et psühholoogia kui valdkond on hästi lai, aga me kipume mõtlema, et psühholoogid teavad sellepärast kõiki spetsiifilisi aspekte. No see on nagu minult juristid küsitakse teinekord eraõiguslikke küsimusi, millele ma ei ole just eriti hea vastama. Täpselt. Ja mina olen ka oma karistusõiguse kolleegidelt küsinud, et kuule, aga selles tööõiguses või lepinguõiguses ja siis mul kolleeg ütleb, mina ei tea sellest midagi. Aga see natuke näitab ka seda, et kas ma olen ka pädev enda piire teadma. Et näiteks me ka rääkisime siin, et millest täna rääkida, sa tõid välja riski hindamise teema ja mina ütlesin, et ma tean, mis see on, ma tean põhjasju, aga ma ei räägi sellest, sest ma ei ole pädev. Ma ei ole piisavalt pädev. Et ühe hea eksperdi asjatundja tegelikult tunnus on ka see, et ta tunneb oma pädevuse piire. Ja minnes tagasi selle hariduse juurde, et kuna see psühholoogia, vaimse tervise valdkond on nii reguleerimata ja paljudel inimestel on suur soov teisi aidata, siis kui lõpuks ikkagi kohtusse jõuavad erinevad spetsialistid, eksperdid, siis ei piisa ainult inimese kogemuse vaatamisest. Et minge selle spetsialisti kodulehele, vaadake, kas tal on välja toodud, millest tal haridus on, kus ta hariduse saanud on, või tal silm särab, ta on kogemus inimeste aitamises ja paar täiendkoolitust. Et siin ma küsin tavaliselt juristidelt, et kas te laseksite kohtusse ennast esindama inimese, kellel silm särab, kes on läbinud näiteks selle mitte psühholoogia, vaid õigusaluste muuki või selle e-kursuse, siit-sealt veel natuke kursusi võtnud ja kogemus on siis inimeste õigusalases nõustamises. Laseksid Heili? Ei laseks. Aga millegipärast oma vaimse tervise kallale
või juurde me laseme inimesi ja see tulenebki lihtsalt sellest, et esiteks abi on puudu või abivajadus on suur, aitajaid on vähe ja päris paljudel on soov aidata. Aga see ohukoht ongi see, et siis hakkavadki nihkuma need piirid, milles ma tegelikult olen pädev ja mida ma ei tea nii hästi. Et või ka terapeudina ma tean näiteks, üks hüpoteetiline, mitte mina siis, aga psühhoterapeut, ta teab seda teraapiat, teab, kuidas selle teraapia raames isikuga tegeleda, aga kas tal on ka väljaõpe, kuidas konkreetsed vaimse tervise häired inimest mõjutavad ajutasandil, kehatasandil, mõttetasandil, rääkimata võib-olla veel valemälestuste teemast, ei pruugi. Et see on see, et milles see tegelik pädevus on. Ja siin on hea öelda, et vaadake, aga ega see on ka keeruline, sest ei, see on kahtlemata keeruline. Tegelikult tõenäoliselt sa oled valmis ka möönma, et paraku mõnikord juhtub ka nii, et haridus ei riku inimest, et mitte kõik inimesed, kellel on kraadid ette näidata, ei ole alati kõigist väiksemate kraadidega inimestest paremad. Absoluutselt. Ei vaidle üldse vastu. Ja siin hariduse juures see on see, mida me oleme kui me kirjutasime siin ka juriidika erinumbrisse ekspertiiside teemal, mis me tõime välja, et hästi oluline on ka see teadmine õigussüsteemist, et kui ma lähen kohtusse ütlusi andma, siis see ei ole see, et ma lähen näiteks psühholoogina ja ma olen ainult psühholoogias pädev või selles oma valdkonnas, vaid ma pean tegelikult orienteeruma ka selles süsteemis, samamoodi eksperdid. Kui kohtupsühholoogia või kohtupsühhiaatri ekspert oma igapäevatöös on psühhiaater ja siis ta peab ekspertiisi tegema, siis ta ei pruugi isegi teada, kui ta ei tea isegi süüdivuse paragrahvi või näiteks teeb süüdivuse ekspertiisi ja kui ta ei tea isegi, mis see süüdivus on, mis see täpselt tähendab, see paragrahv, mis seal need nüansid on, siis see on see ohukoht, et näiteks ma ei tea, siin ma isegi vaata, ta ei tohigi anda kohtu eest seda hinnangut, pigem on küsimus, siin on rõhukoht on sellel, kuidas küsimused on esitatud ja see on juba võib-olla isegi kivi rohkem sinna juristide kapsaeda, et nad õigesti küsiksid. Täpselt, ja see on see, et see on täpselt see ohukoht, aga näiteks ühe juristiga ma arvan, et me rääkisime sellest, et võtame asjatundjana, et näiteks kui psühholoog, terapeut läheb asjatundjana ütlusi andma laste teemal, laste fantaseerimise, valetamise teemal, siis kui näiteks psühholoog ütleb, et see laps fantaseerib, mängib, mängus kasutab hästi palju selliseid fantastilisi väljamõeldud elemente, enda meelest, see on lapse normaalne areng. Me soodustameks seda lastel. Aga miks on vaja teada seda süsteemi, milles ja orienteeruda selles, on see, et üks asi on see, mis sa ütled psühholoogina, terapeudina, teine asi on see, sa tead, kuidas neid ütlusi, neid sõnu tõlgendatakse. Sest mille jurist väga tihti loob, laps fantaseerib, see tähendab, et ta kaldub valetama. Ehk siis see on see, et minu sõnadel mis ma annan enda eriala teadmistest, võib õiguskontekstis tähendus muutuda. Ja see on see, miks ekspert, asjatundja peab ka selles õigusvaldkonnas orienteeruma või vähemalt teadma, kuidas seda minu öeldud tõlgendatakse. Siin ma olen suga täiesti nõus. Seda ma mõtlesin. Nii, aga nüüd me hakkame päris finaali tüürima ja kahjuks või õnneks oleme sinna jõudmas ja ma vabandan, et ma seda sulle enne seda nii-öelda ülesannet mõtlemiseks ei andnud, aga ma arvan, et sa suudad sellele kenasti vastata, et ma just mõtlesin, mis ma sult lõpuks küsin ja ma küsiks sellist asja, et mida sa soovitaksid mul või ka minu mis tahes kolleegidel lugeda või vaadata et mis meid võiks aidata, et kui sul on mingi hea lugemis või ka vaatamis või kuulamis soovitus, sa võid anda ka mitu, kui tahad. Ma ei anna mitte ühtegi. Võib-olla sellepärast, ma ikkagi annan, aga sellepärast, et see on nii spetsiifiline sellele, mis kedagi huvitab. See on nii spetsiifiline kellelegi. Mul on kindlasti soovitusi, aga et kas lastevaldkond, kas ekspertiisi valdkond. Aga selle pinnalt, mis me täna oleme rääkinud, kui ma tahaks midagi, et mida ma nüüd koju lähen kuulama, vaatama, lugema, et ma täna küsisin igasuguseid asju, mis sa mulle täna soovitaks? No ma siis soovitan enda asju. Tegelikult ma soovitan vaadata neid juriidika seda 2 erinumbrit, mis me tegime. Et meie eesmärk oligi panna viimase teadusteadmine eesti keelde. Et kes ekspertiiside teemat, keda ekspertiiside teema huvitab, siis me eesti keeles tegime
ma siiralt arvan, et selles mõttes hea ülevaate, et me vaatasime väga palju teadusartikleid sellel teemal, et Anneli Soo oli esimene autor seal, see on selles 2025. aasta numbris, kus me selgitasime, kus me rääkisimegi täpselt, et mis see tähendab, et ekspert peab olema objektiivne või neutraalne ja miks ta alati ei pruugi olla, kuidas see tervishoiutöötaja roll seal nii-öelda võib sekkuda. Ja laste teemal, kuigi me tegime Raina Pärniga, see on nüüd 2026 aasta numbris, tegime nii-öelda laste küsitlemisest perekonnaõiguse juhtumites, sest kui kriminaalvaldkonnas veel on see küsitlemine, on täitsa kõik teavad, mida mõeldakse selle all ja et ikkagi seda tuleb korrektselt teha, siis seal perekonnavaidlustes seal iga kohtunik suhtleb lapsega ja seal on rääkimata sotsiaaltöötajatest, lastekaitsetöötajatest ja vahepeal see laps räägib seal 10 eri spetsialistiga. Et siis me panime Raina Pärniga kirja, kuidas seda teha ja ma üritasin lisada selgitused, et miks kuidagi teha. Et aga jällegi, see on ülekantav teistesse valdkondadesse. Aga ma saan aru, et sellega võrdluses kriminaalmenetluses on nii-öelda süsteemsem, isegi siin kohtunike ja praktikud intuitiivne tegevus on mõnevõrra süsteemsem siis? Vähemalt kohtueelses menetluses küll, jah. Absoluutselt, jah. Et seal perekonna valdkonnas on veel see suhtlemisoskus, küsitlemisoskus hästi segamini. Jaa. Aga kui sa just sul hoobilt ei tule, siis soovita äkki veel lõpuks, et lõpetada kergema noodiga. Ma ei tea, kas sa enam vaatad seda Light to Me seriaali, aga võib-olla selle asenduseks äkki on midagi, mis ei ole läbinisti vale, aga toob seda teadmist meelelahutuslikult. Ma tean ainult meelelahutuslikas, sest ma vaatan viimasel ajal meelelahutuslikke, aga ma võib-olla soovitan niimoodi, et neid meelelahutuslikke on ka okei vaadata, aga mis ma soovitan, ma tahaks hoopis seda soovitada. Ma lähen kõrvale, ma teen seda, mis ma tahan. Ma tahaks soovitada juristidele eksimisjulgust või selles mõttes, et ja kriitilist mõtlemist, et kui te vaatate, loete, mõelge kriitiliselt, kas see ikka on niimoodi ja ka enda tegevuse osas ja on okei öelda, et aga võib-olla tol hetkel ei läinud kõige paremini ja teeme teistmoodi, et selline kriitiline mõtlemine, analüüs nii enda kui teiste osas, aga sinna juurde ka see, et see on okei. On okei eksida. Aitäh sulle, Anne-Grete! Ja kui kes tahab spetsiifilisi soovitusi, siis võib kirjutada mulle. Väga kaval. Siis ma oskan kohe anda. Aga suur tänu sulle veel kord, et sa tulid. Suur aitäh kutsumast. Õiguse mõistmine ei piirdu süüpingi ega haamrilöögiga. Taskuhäälingus kohtulood räägime sellest, kuidas saab kohus aidata. Küsime, miks mõni otsus tundub liiga leebe või ülemäära karm ning uurime, kas kohus kunagi ka eksib.